Saksamaa Putini Venemaa vastu sütitab vältimatu sõja ja seab Euroopa silmitsi hoiatusega, mis on juba teooria vallast väljunud. Arutelu ei käi nüüd enam ainult Ukraina ümber, vaid ka selle üle, mis juhtub siis, kui Moskva väljub sellest sõjast veelgi relvastatuma, kibestunuma, sõjatööstusest sõltuvama ja sama mehe juhitud, kes muutis konflikti võimu mootoriks. Viime Venemaa majanduse täiesti uuele tehnoloogilisele tasemele, täiesti uuele. Jätkame teed, elamute ehitamist, loome töökohti, hästi tasustatud töökohti. Toetame Venemaa ettevõtlust ja ideid, mis tagavad meie suveräänsuse. Mõningaid plaane muidugi kohandame vastavalt praegusele olukorrale. Kuid kõik strateegilised arenguprogrammid viiakse täielikult ellu ja kõik sotsiaalsed ning riiklikud garantiid täidetakse kindlasti. 12. detsembril 2024 kinnitas Mark Rutte, NATO peasekretär, et Venemaa valmistub pikaajaliseks vastasseisuks Ukrainaga ja samuti ka alliansiga endaga. Ta ütles, et Moskva on viinud majanduse sõjarežiimile, sõjaliste kulutustega, mis 2025 aastal moodustavad 7-8% SKP-st, mis on umbes kolmandik Venemaa riigieelarvest. Nüüd on Saksamaa selle pöörde keskmes, sest ta ei ole enam ainult potentsiaalne suurriik. Ja ta on hakanud võtma otsest rolli idatiival, just seal, kus Eesti, Läti, Poola ja Kaliningradi piirkond on pingekolletena esile kerkinud. 34. juunil 2026 võttis esimene Saksa-Hollandi korpus taktikalise vastutuse maismaaoperatsioonide eest Eestis ja Lätis 1. juulist. Mida Putin valmistab ette? Miks on Saksamaast saanud keskne tegelane? Kuidas NATO selle šoki vastu peab? Saksamaa muutus Ida-Euroopas ei ole sümboolne. See muudab NATO kaitsestruktuuri tundlikus piirkonnas, Vene piiri ja Läänemere lähedal. Saksamaa-Hollandi ühisjuhtimine, mille peakorter asub Münsteris Saksamaal, hakkas koordineerima Eestisse ja Lätisse määratud vägesid. Planeerida õppusi, integreerida täiendusi ja korraldada maismaa vastust kollektiivkaitse korral. Reuters on sellest juba teatatud 28. mail 2026, et see sõjaväekorpus võtab üle NATO vägede juhtimise piirkonnas, et tugevdada heidutust võimaliku Venemaa agressiooni vastu. See tähendab, et Berliin ei räägi enam ainult Euroopa julgeolekust. Berliin paneb juhtimise, väed, planeerimise ja otsese vastutuse eesliinile. Hoiatus muutus tõsisemaks, sest Ruti sõnavõtt ei käsitlenud Venemaad kui väsinud suurriiki, mis lihtsalt läheb pärast Ukrainat koju tagasi. Ta väitis, et Moskva toodab suures koguses tanke, soomukeid ja laskemoona Hiina, Iraani ja Põhja-Korea toetusel. Ja ta ütles, et vaenulikud tegevused NATO liikmete vastu on reaalsed ja kiirenevad. Tema poolt nimetatud nimekiri hõlmab küberrünnakuid, mõrvakatseid Suurbritannia ja Saksamaa pinnal, plahvatusi laskemoona laos Tšehhis, migrantide kasutamist Poola, Läti, Leedu ja Soome vastu ning sekkumisi tsiviillennundusse Balti piirkonnas. Kõige tugevam lause kõnes oli lihtne. Venemaa valmistub pikaajaliseks vastasseisuks Ukraina ja NATOga. Selle hoiatuse majanduslik alus ilmneb numbrites. Soome Pank hindas 2026 aasta jaanuaris, et Venemaa on kahekordistanud oma kulutusi kaitsele ja siseturvalisusele, tõustes 2020 aasta 3,6% SKP-st ja 1% sõjapingutuste raames 7,2% SKP-st ehk 7%-ni. Sama uuring väidab, et kogukulu võib olla lähemal 10%-le SKP-st. Sest sõda mõjutab ka teisi eelarvevaldkondi, nagu sotsiaaltoetused, ehitus, infrastruktuur ja riiklik krediit. See on majandus, kus tehased, pangad, töötajad, lepingud ja terved piirkonnad on sõjamasina poolt kaasa haaratud. Kui sõda muutub sissetulekuks, tööks ja poliitiliseks ellujäämiseks, siis rahu ei ole enam lihtsalt allkiri paberil. Inimsurve annab tunda ka Venemaal endas. Briti valitsus teatas Euroopa julgeoleku- ja koostööorganisatsioonis, et Venemaa kaotused olid 2026 aastal endiselt väga suured ja ulatusid umbes 1,3 miljoni langenuni alates ulatusliku sissetungi algusest.
Sama hinnangus öeldi, et Moskva seisab silmitsi üha kitsamate mobiliseerimisvõimalustega, sest rahalised stiimulid on muutunud kallimaks ja ulatuslik sundmobilisatsioon võiks tekitada sisemist ebastabiilsust. See aitab selgitada, miks Putin ei saa lihtsalt sõda lõpetada, ilma et ta peaks kodus vastama kibedale küsimusele, mida teha ühiskonnaga, mis on sunnitud elama konflikti ümber. Putini Venemaa on samuti hakanud Euroopat testima allpool avatud sõjapiiri. Rahvusvahelise strateegiliste uuringute instituudi raport, millele viitas Associated Press 2. juulil 2026, tõi välja 144 kahtlast droonide märkamist Euroopas aastatel 2024-2026. Sealhulgas Saksamaa, Prantsusmaa, Belgia, Holland, Ühendkuningriik ja Taani. Uurimise kohaselt oli kampaania eesmärk jälgida sõjalisi objekte, segada tsiviillennundust ja paljastada õhutõrje puudujääke, ilma et see kutsuks esile NATO kohest kollektiivset vastust. See on hübriidtegevuste tüüp nagu droonid, raketid või muud algatused, mis jäävad täiemahulisest rünnakust allapoole. Donald Tusk, Poola peaminister, ütles pärast Gdanskis toimunud idatiiva tippkohtumist, et olukord on ebastabiilne ja erinevad eskalatsioonivormid võivad järgnevatel nädalatel ja kuudel aset leida. Vladimir Putin ei pruugi vajada Berliini sissetungi, et Saksamaa kriisi viia. Piisab, kui survestada idatiiba, kus Saksamaal on nüüd otsene sõjaline vastutus. Poola piirist on samuti saanud hübriidsõja näide. 2026 aasta aprillis kogus Läänemere riikide nõukogu Varssavisse eksperdid, et arutada Valgevene ja Venemaa poolt migratsiooni instrumentaliseerimist hübriidohuna piirkonna vastu. Arutelul käsitleti haavatavate inimeste organiseeritud liikumist Euroopa Liidu välispiiride suunas, eesmärgiga destabiliseerida. Enne seda olid Poola uuringud juba näidanud, et Valgevene ja Poola, Leedu ning Läti piiril alanud kriis sai alguse Minski provotseeritud operatsioonina ning arenes edasi Venemaa toetusega hübriidtegevuseks. Kaliningradi oblast lisab veel ühe pingekolde. See Venemaa piirkond on peamisest Venemaa territooriumist eraldatud ning ümbritsetud NATO ja Euroopa Liidu liikmetega, asudes Poola ja Leedu vahel. 2025 aasta detsembris hoiatas Vladimir Putin, et Kaliningradi vastu suunatud ähvardused võivad viia enneolematu eskalatsioonini ja laiaulatusliku relvakonfliktini. 2025 aasta detsembris hoiatas ähvarduse eest enneolematu eskalatsiooni ja relvakonflikti osas. Kaliningradu. Detsembri ähvardus ei tulnud tühjalt kohalt. Detsembris hoiatas ta ähvarduse eest Suwałki koridori lähedal, mis on kitsas ala, mis ühendab Poola Balti riikidega ja mida sageli mainitakse Euroopa kaitseuuringutes. Igasugune surve selles piirkonnas asetaks Saksamaa, Poola, Balti riigid ja NATO proovile. Saksamaa on mõistnud, et aeg ei seisa paigal. 2026 aasta juunis ütles kindral Christian Freuden, Saksa armee ülem, et Saksamaa peab olema valmis võimalikuks Vene ohuks hiljemalt 2029 aastaks või isegi varem, viidates NATOs jagatud hinnangule. See avaldus ei tähenda, et sõja jaoks oleks kindel kuupäev paigas, kuid näitab, et Berliin arvestab lühema riskiperioodiga, kui avalikkus seni arvas. Saksamaad on aastaid peetud majanduslikuks hiiglaseks ja sõjaliseks kääbuseks. Nüüd peab ta rohkem kulutama, rohkem juhtima, rohkem tootma ja tuitama Ida-Euroopa kaitset ajal, mil Moskva püüab välja selgitada, kas NATO reageerib ühtse blokina või laguneb seestpoolt. Putini arvutus on ohtlik, sest sõda on muutunud režiimi poliitiliseks keeleks. Sissetung Ukrainasse algas katsega jõudu Kiievi peale suruda, kuid sellest sai sisemine mehhanism. Just selles kontekstis saab väljend paratamatu sõda Euroopa aruteludes jõudu juurde, sest Putini loodud süsteem näib üha vähem sobivat tõelise rahuga. Militariseeritud Venemaa, mille majandus töötab sõjatempoga, kus on massiliselt veterane, kaitsetööstus on elavnenud, pidev propaganda ja kättemaksu iha, võib kasutada sõjajärgset aega vaid jõudude taastamiseks. Suur tänu, et vaatasite seda videot lõpuni. Toetage meie projekti ja aidake rahaliselt, kasutades ekraanil kuvatavat Pixi-võtit. Oleme sõltumatu kanal. Meie eesmärk on hoida teid tõega kursis. Teie panus aitab meil jätkata.